Tere! Taas on käes arhitektuurisaate aeg. Seekord räägime majast, kuhu vist ei tahaks niisama sattuda, ehk Tallinna kohtumajast. See oli suvine aeg, 2014. Töö oli äärmiselt keeruline selles mõttes, et see ruumiprogramm oli juba vist mingi umbes 1000 punkti läbi lahendada. Ja see algmaterjal ehk siis planeering ei olnud ka päris mõeldud nüüd kohtuhoone jaoks. Ta oli pigem sellise kas elumaja või siis büroohoone jaoks, et need kõrgused olid siin natuke sellised, mis päris sellist kohtuhoone nagu formaati ei lubanud, aga kuidagi see asi nüüd meil ikkagi õnnestus ja lõpptulemusega oleme hetkel väga rahul, et see madalad korrused ja need on sisekujundaja poolt kõigepealt väga hästi ära peidetud. Ja teine asi oli siin see, et kuna siin asub nüüd 3 sellist täitsa eraldiseisvat üksust, ehk siis Harju maakohus, prokuratuur ja RIK, ehk siis Riigi Infosüsteemide Keskus, et logistiliselt oli see väga keerukas operatsioon siin panna see asi nagu tööle niimoodi, et nad põhimõtteliselt omavahel nagu kokku puutuma ei peaks. Ja nii see nüüd välja kukkuski, et tegelikult viimasel ajal, mis on nagu meedias ka etteheited olnud, et prokuratuur ja kohus nagu ei tohiks nagu ühes hoones olla, tegelikult nad on füüsiliselt absoluutselt eraldatud, nad kohtuvad võib-olla Stockmanni poes, kus iganes, aga mitte siin majas. Ei ristu need teed. Kui palju selle projekteerimise ajal tuli selliseid üllatavaid nõudmisi või mingeid asju, mida te ei kujutanud eelnevalt ette, sest ma kujutan ette, et ükski arhitekt ei tea, mismoodi täpselt seal kohtumajas töö käib, eks? Neid nõudmisi oli ka väga palju, kuna see projekteerimine oli nagu sisuliselt aasta aega, töökoosolekud olid iganädalased, siis oli kaasatud need konvoi inimesed, kus tulid väga rangeid nõudmisi juurde kohe, siis olid prokuratuuri, kohtu ja loomulikult RIK-i esindajad ja seal need, ma ei ütleks, et neid juurde tuli, aga nad täpsustasid ja tegelikult seda plaani tuli nagu seal kogu aeg hästi jooksvalt nagu muuta kogu aeg, et seda ruumistruktuuri, et see asi nagu tellijale lõpuks nagu sobiks kõik, et Kui palju see koht Lubja tänav 4 ehk üleval kõrged Lasnamäe majad, kõrval kunagine loomaaed, eespool Kadriorg, kuidas see mõjutas arhitektuurset osa? Siin teatud mõttes see reljeef isegi nagu mängib selle asjale ka kaasa, et see trammide seal üleval või hoone taga siis ta on päris hästi vaadeldav nagu linnapildis, ehkki pole nagu peatänava ääres küll, aga
eks ta selline karge ja selline asjalik maja peaks olema, mis põlistaks neid nii riigi kui siis kohtu stabiilsust ja annaks edasi sellist karget aurat, et karge ja asjalik, aga üks suur ruum tundub nagu ripuks maja keskel. See nüüd küll nii väga asjalik ei ole või on? No jah, et eks igal sellisel majal ja kompositsioonil peab olema mingi väike selline aktsent, et see ruumiline aktsent võib-olla on selle maja suhtes suhteliselt iseloomulik, et insenerid nägid päris kõva vaeva, et ta seal niimoodi see betoon konsool seal püsiks, aga just see, et ta püsib, see on tore ja see rõhutab selle maja nagu sellist üldist olekut, et kõik püsib, kui tahta. Kas te veel suutsite siia karmidesse asutustesse mingeid vimkasid sisse luua? Tegelikult kuna tööjooniseid me tegime koostöös firmaga Novark, siis nende arhitektide panus oli pärast nagu tööjooniste puhul ka väga suur, et siin ma tahakski ära nagu märkida seda tööhulka, mida nemad tegelikult tegid sisuliselt meie eest ja meiega koos. Ja õnneks oli see, et see esimene nagu visioon jäi nagu kehtima, et pahatihti on nii, et seda hakatakse kas nudima, maha võtma midagi, ümber tegema, mis iganes, et see algne mõte ja see lõpptulemus on nagu öö ja päev, aga siin õnneks on nagu päev ja päev, et kõik jäi kehtima suures plaanis. Õnnelik arhitekti käsi oli siis algusest lõpuni mängus? Ma arvan, et kuna me selle konkursiga päris kõvasti tööd tegime, et siis tegelikult seal need väga suur asi oli nagu paigas ja tegelikult see ei muutunud õnneks, et küsimus oli võib-olla pigem nüanssides, mis muutusid ja tegelikult koos selle tellija nagu täiendavate soovidega. Kas saab siis öelda, et te olete selle majaga rahul? Absoluutselt. See on üks keerulisemaid ja suuremaid asju, mida me teinud oleme ja see tulemus on tõesti minu arust väärt. Arhitekt millegipärast tõmmates natuke tagasi oma suurt tööd, ütles, et hästi suur osa selles majas oli küll sisearhitektil. Selles majas oli sisearhitektidel oli selline vähe omapärane roll, et kui maja niimoodi väljastades tundub, et on üks maja ühe funktsiooniga, siis tegelikult siin sees on hästi mitu asutust. Kõikidel asutustel on erinevad veel, ma ei tea, osakonnad ja funktsioonid ja nii edasi. Ja sellest lähtuvalt siin oli nagu väga palju erinevaid kohti, mida teha. Et siin majas on Harju maakohus, siis siin majas on prokuratuuri osa, siis on Riigi Infosüsteemide Keskus ja lisaks on konvoi, kus siis kinnipeetavaid tuuakse, viiakse ja hoitakse. Et need kõik olid väga selgelt erineva sellise väljanägemise, stilistikaga ja vajadustega kohad. Ja sellest lähtuvalt oli sisearhitektidel oli üsna palju tööd, kuna erinevad need osakonnad vajasid täiesti erinevat lähenemist ja need etendasid erinevaid rolle, et kui Harju maakohus näitab, ütleme, riigi nägu ja on avalikes alades on selline institutsionaalne, samas kohtusaalides üritab olla natukene ikkagi sõbralik ja
konvois on jälle mingid muud meeleolud ja prokuratuur on jälle selline töisem keskkond ja riigi infosüsteemide keskus on jälle selline sõbralikum ja siin oli väga palju erinevaid neid nagu kohti. Ja sellepärast meil oli ka see meeskond oli Eesti kohta ikkagi väga suur, et meil oli kokku 12 sisearhitekti tegutses, kellel igaühel oli selline oma väike jupp siin teha ja ütleme jah, et selles mõttes siin oli selline seda variatsiooni väga palju ja noh, ja ilmselt tänu sellele oli ka seda tegemist palju, et noh, ja need rõõmud ka võib-olla ongi see, et sellel majal on seespool väga palju erinevaid tahke ja küll need ühed samad inimesed ei tegutse nendes ruumides, et inimesed ei satu ühest kohast teise, aga ütleme niimoodi autorina sa tead, et selle ukse taga algab hoopis teine maailm ja selle seina taga on veel kolmas maailm ja ühesõnaga selline see on selle maja selline eripära. Kui oli nii palju sisearhitekte, igal ühel teist on ju oma käekirja või oma värvi eelistused, et kuidas need kõik, kas on selle 3 asja juures ka üheks kuidagi põimitud? Ja ikka, eks ta on tegelikult ikkagi allub ühtsele kontseptsioonile ja nii edasi, et ütleme siin pigem on jutt olnud tööjaotustest, et kellegi hallata on protseduuriline üks osa, kellegi teise hallata on, ma ei tea, keegi tegeleb sisustusega, keegi tegeleb ehitusega, keegi tegeleb graafikaga, aga eks ta kõik on ikkagi ühe taktikepi all ja ühe asja nimel ja kindlates raamides. Mööbel on ju ka ometigi autoritööd. Ja siin on natukene olnud selline meie büroo siukseid eelistusi, et selleks, et ruumid oleks terviklikud, mis nüüd selle hoone puhul on nagu hästi kohane, et on ikkagi sellist riigi nägu, nagu üritab ka pikas ajas näidata, et siis on ikkagi sisustus on koos ehituse ja kõigega ikkagi nagu ühes kompotis disainitud, et toolid on küll ostetud, aga noh, ütleme kõik muu lauad, kõik võimalikud mööblitükid, mis näha on. Kas oli ka mingi osa sellest hoonest, mis tundus kõige põnevam või selline, millega varem pole ju ei iial kokku puututud? Ma arvan, et meie jaoks oli siin, kindlasti oli nüüd siin meeskonnas erinevate inimeste jaoks erinevad asjad põnevad. Et selles mõttes ma ei või kõigi eest rääkida. Aga minu jaoks oli võib-olla kõige põnevam oli siin 2 poolt. Et üks oli, tähendab 2 asja, oli selles maakohtu osas, kus on siis kohtusaalide foeed, on selline väga pikaealisuse selline edasiandmise püüd, et kõik ütleme niimoodi, et ta kindlasti ei oleks moekas ja ta kindlasti ei oleks selline ajas kaduv vaid noh, kui siia satud 15 aasta pärast, et kui ta nüüd liiga kulunud ei ole, et siis põhimõtteliselt on ta nagu ikka asjakohane. Et see oli üks selline põnev väljakutse ja koht, kuhu ei satu, on siis ikkagi see konvoiala, et see oli selline, millega oli põnev tutvuda, mille peal oli põnev mõelda. Seal on situatsioone, kuhu ütleme, olemata süsteemi osa ühest või teiselt poolt ei kipu niisama sattuma ja siis ei kipu nende probleemidega kokku puutuma. Et siin on see, et kuidas kinnipeetavaid viiakse ühest kohast teise, kus neid hoitakse, millised emotsioonid peaksid neid valdama nendes rollides, mida nad parajasti teevad, kus neid üle kuulatakse, millistes rollides neid üle kuulatakse, kas tunnistaja või süüdistatavana, ja kuidas konvoi töötajad ennast tunnevad selle kõige juures, et see oli selline omamoodi selline väikeste emotsiooni tekitavate või emotsiooni kontrollivate ruumide tegemise selline katselabor oli see konvoi pool. Kui nüüd see kohtumaja ei ole ju eriti kaua töös olnud. Nii palju kui meediast on läbi käinud, üks lemmikkohtadest või lemmikasjadest on olnud see must päike. Selle kohta öelda? Ja kunstikonkursi tulemusega me oleme sisearhitektidena väga rahul, et kuna selle maakohta avaliku ala osa oli olla selline natuke igavikuline ja selliseid suuri avaraid mõtlema panevaid vaateid ja tundmusi tekitab, siis see must kuu või must pall, et see on väga asjakohane, et me oleme selle asjaga küll väga rahul seal. Nii-öelda ühendavaks lüliks vana Liivalaia hoone juures ja selle juures on see, et õiguse mõistmise jumalanna on ka siia endal koha leidnud.
Ja tegelikult siin protsessi käigus meil oligi, me üritasime leida kohta talle ja ühel hetkel oli ka, mõtlesime, et ta paikneks kuskil seal ruumis, kus hetkel on see Mustkuu, ehk siis kunstikonkursi tulemus. Aga praeguse seisuga ta sai pandud sinna suure saali tagaseina, mis on iseenesest sümboolselt sobilik koht ja see lõpp toimus koos algse teose autoriga, see paiknemine ja eks ta asub nüüd natuke teistmoodi, et varem ta oli nagu selline paiknes nurgas, nüüd on ta tasapinnaliselt paigaldatud, aga see oli selline teadlik tegevus ja meie meelest selline kena täppi peal, et see sinna paika sai. Kui arhitekti käest küsisin, kuidas tema rahul on selle kohtumajaga, siis kuidas sisearhitektid rahule jäid sellega, kuidas see nüüd praegu välja paistab elus? No meie arvame, et tegelikult on tore selles mõttes, et need eesmärgid, mida me siin püstitasime, need on nüüd välja tulnud reaalselt, et on ikkagi erinevad osapooled, kes seda maja teinud, on nii ehituse, eelarvestuse, sisustamise, üleüldse põhimõtete järgimise puhul on ikkagi püsinud mõistlike kompromisside piires kõikvõimalike korrigeerimiste, muudatamiste, kohandamiste raames, mis ehituse käigus tuleb. Nii et meie hinnangul on see nagu kenasti ja eesmärgipäraselt välja kukkunud. Ja eks me ise oleme rõõmsad, et meil nagu tänu arhitektidele selline nagu võimalus tekkis just seda sorti maja teha, et see ei ole ka selline ütleme igapäevane asi ja noh, võib-olla me ka võtsime seda nagu üsna tõsiselt, et nagu et ikkagi on selline rohkete ja kummaliste funktsioonidega hoone, mida õnnestub teha. No kuna kohtumajas on nii palju töötajaid, siis on ka tundeid väga palju erinevaid, et kellel on rõõm uute ilusate tingimuste üle, kellel on vana kohtumaja kaotus hinges, kes ei ole rahul selle või tollega, kes on selle või teisega rahul, et kuna me oleme siin nii vähe olnud ja on ka puhkuste hooaeg ja siis veel mingitest päris lõplikest tunnetest rääkida on vara, aga ma arvan, et üldiselt on inimesed rahul. Kas on ka mõni asi siin majas, mille juures enamik vaatab, mis see on? Seda ma ei oskagi öelda. Alguses tekitasid elevust rääkivad liftid, millest üks valetas korruse numbreid öeldes, aga selliseid tehnoloogilisi lahendusi, mis oleks nii väga suurt üllatust tekitanud, vist ei olnud, sest enamus asju olid ju ette teada, mis tuleb. Et midagi sellist küll ei tule meelde praegu. Kuidas värvivalik ja mingid niisugused asjad tunduvad? Olete harjunud nüüd juba, kui võrrelda eelmise kohaga? Kindlasti on värvigamma helgem, et vanas majas, näiteks Liivalaia majas oli täiesti tume mööbel ja võib-olla see saali seinavärv oli kunagi hele olnud, aga et kõik on nii puhas ja värske, et see kindlasti tekitab head tunnet. Et võib-olla mõned asjad siin majas on sellised rasked ja rusuvad, et siis hele taust aitab seda võib-olla leevendada. Selline oligi meie saade Tallinna kohtumajast. Suur aitäh, et vaatasite ja suur aitäh, et siiski tunnete huvi arhitektuuri vastu. Kui kõik hästi läheb, siis kohtume 2 nädala pärast.